Tere! Mul on hea meel, et sa oled täna liitunud 3D koguduse video vaatamisega ja täna me tahame rääkida lähedastest peresuhetest. Mul on hea meel täna tervitada Kaisa ja Toomas Põld. Tere tulemast meie vestlusse. Ja ma tahaksingi alustada sellega, et 2025. aasta ülestõuspühadel te liitusite 3D kogudusega. Me oleme ise ennast määratlenud kui perekonda, avatud perekonda. Et kuidas te ise leidsite selle perekonna ja kuidas te liitusite? Mis pani teid nagu selle koguduse juurde tulema? Minul oli niimoodi, et ma viimastel aastatel tundsin, et lihtsalt kirikus käimine, et ma ei saa sealt nagu piisavalt või et ma ei saa Jumalale piisavalt lähedale aga mul ei olnud endal sellist initsiatiivi, et ka otsida sellele mingit lahendust. Ja kui meie viimased lapsed, kes on praegu käivad lasteaias, siis ükskord laste sünnipäeval Johannaga sattusime vestlusesse, kus ta tutvustas 3D koguduse kontseptsiooni ja et see on selline väiksemates kogukondades kohtumised pühapäeviti, kus kuulatakse siis kõigepealt loengut ja seejärel arutatakse selle loengu põhjal tõstatatud küsimuste üle. Ja see hakkas mind täitsa huvitama ja siis kui ükskord me Kaisaga võtsime julgusi kokku ja tulimegi siia kogukonda pühapäeval ja peale seda oli väga hea tunne, sest selline kõigepealt ühiselt laua taga vestlemine, kus kõik said oma viimase nädala selliseid tippsündmusi ja ka murekohti jagada ja see kuidagi tegi enda südame kergeks ja tegelikult boonuseks on ju ka noortel peredel ka see lastetoa osa, kus lastele tehakse nagu selline oma õpituba ja see kõik kuidagi tekitas nii tunde, et me Kaisaga oleme nüüd peale seda esimest korda järjepidevalt juba pool aastat käinud ja ma tunnen tegelikult ka selle pool aasta jooksul, et ma olen juba saanud ka Jumalale lähemale ja ütleme siis need vajadused, mis siin võib-olla viimastel aastatel olid nagu kuidagi nagu vaimselt rahuldamata, on nüüd palju rohkem rahuldust leidnud. Nii et ma olen väga tänulik, et Jumal on meid siia juhatanud. Väga tore. Kaisa, kuidas sina näed seda? Minu jaoks oli samamoodi tegelikult kestsid need sellised otsingud või võib siis öelda pigem nagu igatsus isiklikuma suhte järgi Jumalaga. Et ma ilmselt ei osanud ise seda samamoodi nagu leida, aga juba aastaid nagu tegelikult hoidsin palves seda, et kuidagi juhatatakse minuni see õige koht, see õige kogudus või kogukond. Ma isegi ei teadnud üldse, mis vormis see meieni jõuab, et ta niimoodi avatud kogukonnani jõudis, et see oli tegelikult veel boonuseks. Sest see igatsus oli ühest küljest minu jaoks selline väga tugevalt nii-öelda intellektuaalne või vaimne, et ma tahtsin vastuseid mingitele küsimustele. Sest ma ei ole pärit usklikust perest ja mul ei ole tugevat nagu vundamenti usulises mõttes ja mul oli väga palju küsimusi. Ja selline aruteluvorm ja nii-öelda küpsemate kristlastega vestlused võimaldavad niivõrd palju nagu sügavamale minna, niivõrd paljudele küsimustele vastuseid leida, et see isegi nagu on mind hämmastanud. Kui kiiresti mulle tundub, me oleme mõlemad nagu kuidagi usulisel teel arenenud. Ja teisest küljest see praktiline pool, kuidagi see kuuluvustunne, need inimesed, see
tegevus, mis siin toimub, see ühise laua taga istumine, mis juba tänapäeval on haruldus, võimalus panustada, mida ma tegelikult väga igatsesin, kas või lastetöös me oleme hakanud panustama ja anda nagu oma andide järgi tagasi. Sest me oleme selles vanuses, et mulle tundub, et meil on juba midagi ka nagu anda või jagada. Et see on nagu see koht, kus me saame seda teha. Et samamoodi olen just selle avatud kogukonna mudeli eest väga tänulik. Et ma ausalt ei teadnud, et see eksisteeribki varem. Nii suur rõõm ja aitäh, et seda jagate nad, aga nüüd, kui me oleme selline kogudus 3D, et me järgneme Jeesusele ja see toimub siis nii, et me armastame Jumalat, me armastame kogudust, me armastame ka neid inimesi, kes on kaugel üldse Jumalast ja Jeesusest ja kogudusest. Et kas selline suhete perekondlikkus on kuidagi mõjutanud või võiks mõjutada ka teie endi perekonda ja neid suhteid, mis teil oma peres on? No tegelikult see on kindlasti juba mõjutanud, et me saame nagu koos sellisel ühisel usulisel teel nagu kulgeda, et see on meil palju tugevamalt kokku kasvatanud, et me küll mõlemad nagu olime kristlased ka juba enne siia 3D kogudusse ka liitumist, kuid minu arvates käisid meie teed rohkem nagu paralleelselt kõrvuti ja võib-olla sellist väga tugevat ühisosa me nagu koos ei jaganud, et me käisime ka eraldi kirikutes ja mina olin rohkem selline ise otsija ja ise toimetaja ja Toomas tahtis rohkem käia nagu kirikus ja sealsete inimestega, et siin me nagu oleme rohkem tugevalt kokku kasvanud ja samuti kindlasti on see väga tugevalt mõjutanud meie lapsi, kes on saanud siit väga head sõbrad juba praegu. Iga pühapäev nad ootavad, nad tõesti väga ootavad, et millal me juba läheme sinna kogukonda, et see on neile väga tähtis. Et täiesti loomulikult, nagu laste jaoks ikka tuleb see nagu nii loomulikult see Jumala usaldus ja et seda siin nagu kogu aeg ka kinnitatakse ja ka õpetatakse. Et lastetöö on ju ka õpetus, et mitte ainult joonistame, meisterdame, vaid me teeme seda ikkagi läbi piiblilugude ja nii edasi. Et ma näen, et see on neid, et see nagu toidab neid nii-öelda vaimses mõttes. Ja, et mis puudutab nüüd seda, et kuidas ka nii-öelda Jeesusest kaugel olev inimene pääseks või teda saaks siia kogukonda kaasata, siis ma leian, et kogukonna liikmena peaksime üles näitamagi sellist siirast ja avatud olemist, mis nagu julgustab ka siis nii-öelda ütleme sellist skeptilisemat või siis Jeesusest kaugel olevat isikut, ja oma peres ma näen ka seda, et meil on nagu hea võrdluspilt, et vanemad lapsed, kes on teismeeas ja siis nooremad lapsed, kes on praegu veel käivad lasteaias või tegelikult üks lõpetas just eile lasteaia. Ja ma näen seda, et kui siin praegused teismelised lapsed, et nende suhe kristlusega oli küll perekonnas olemas, et me käisime ikkagi nagu aeg-ajalt kirikus, seal oli ka pühapäevakool ja minu siis päritolu on ka ikkagi kristlikust perekonnast, et ka vanavanematega on see kristlikus laadis olemas. Aga ma näen, kuidas ikkagi kristlik lasteaed ja ka see 3D kogudus nüüd pool aastat on andnud siis ütleme siis praegustele väiksematele lastele palju tugevama sideme Jeesusega. Et vanemad lapsed on ka selles suhtes, aga nendel kindlasti ei olnud lapsena sellises eas nii tugev, et siin on näha juba seda võrdlust. Kaisa, sa juba nimetasid, et sinu peretaust ei olnud kristlik, sina, Toomas, ütlesid, et sinul oli.
sõltumata võib-olla sellest, kui üks laps kasvab perekonna keskel, mida ta tegelikult vajab perekonna keskel? Ma arvan, et üks baasiline asi, mida laps vajab, on oma kiindumussuhte arenemiseks väga tugevat hoolitsust, usaldust, hellust ja et tema nagu sellised arenguvajadused oleks rahuldatud. Et nii füüsilises mõttes kindlasti loomulikult, aga ma tahaks väga rõhutada ka nii-öelda vaimses mõttes, et tänapäeval ilmselt veel rohkem kui vanasti, aga võib-olla ka siis paljud lapsed tunnevad ennast väga üksi. Ja mulle tundub, et see on muutunud juba epideemiaks ja see ei puuduta ainult teismelisi, vaid juba päris väikesed lapsed nii-öelda pannakse lasteaedadesse ja ka pärast seda pannakse nad nutiseadme taha. Neile puudu sellisest lähedasest, turvalisest inimesest tihtipeale, et neile kujune välja vahel kiindumussuhteid, sest keegi neile seda ei paku, et nende hooldajad vahelduvad väga kiiresti. Inimestel on väga kiire täiskasvanutel. Ja see selline baasiline üksildustunne, kui peres ei ole ka näiteks Jumalat, siis see võib juba väga väikestel lastel kujuneda mõneks tõsiseks vaimseks probleemiks. Et mina olen näinud ka lausa eelkooliealisi depressioonis lapsi, kellel on diagnoositud juba selline häire, et see on nagu äärmiselt kurvastav. Ma arvan, et laps vajab tunnet, et ta kuulub kuhugi, et see on minu perekond, et me teeme midagi koos. Et mu vanemad märkavad minu tundeid, minu tujusid, et nad panevad neid tähele ja nad reageerivad neile. Ja ega see väga pisike laps ei vajagi mingisuguseid ületamatuid asju, mida me oleme kõik selleks võimelised seda lapsele tegelikult pakkuma. Ja kui eriti imeline kingitus lapsele oleks see, kui vanemad nii-öelda hakkavad tutvustama talle siis Jumalat, Jeesust, et see suhe nagu niisuguse kõrgema poolega oleks lapsega kogu aeg kaasas, sest elus juhtub ikka nii, et me peame olema üksinda, et vanemaid ei ole meie kõrval, meil on rasked ja valusad hetked, et siis on lapsel see nagu see turvaline teadmine, et ma olen alati hoitud, et keegi on alati minuga. Ma arvan, et see on üks ülioluline asi, mida vanemad nii palju kui võimalik oma lapsele võiksid kaasa anda. Mäletan nagu ühte situatsiooni, et mis kuidagi kinnitas seda, et me oleme nagu oma lapsi ikkagi enam-vähem õiges suunas suutnud kasvatada ja mäleta, kellega see oli, aga vist kas oli kolmanda lapsega, kas oli äkki tema läksime sünnitusmajja, et ta hakkas sündima ja siis vanemad, kes on praegu teismeas, siis nemad kodus ka iseseisvalt nagu ikkagi tulid selle peale, et me palvetame, et kõik oleks hästi, et see oli nagu hästi liigutamine, eks. Ja selline avatud, ütleme, kui lapse vanemad oma lastega suudavad sellist avatud ja siirast nagu suhet hoida, siis see on minu arvates väga oluline, et me seda teeksime ja püüaksime siis olla ka ajalises mõttes ikkagi laste jaoks võimalikult palju olemas. See on kindlasti eriline, et kui lapsed ise hakkavad sellele baasilisele Jumala usaldussuhtele juba toetuma oma elus, et see annab nagu mingi sõnumi meile vanematele ka. Aga kui me räägime lähedusest, et mis asi see lähedus üldse on? Et sa kirjeldasid väga palju juba ka isa, mida inimene vajab lapsena, aga kui me räägime üldse lähedusest ja kuidas areneda läheduses?
Kui ma mõtlen näiteks partnerite või abikaasade mõttes läheduse peale, siis minu jaoks on väga oluline selline usaldus nagu laiem, igas mõttes usaldus, et sa nagu, et ma saan usaldada inimest nagu nii-öelda hea, sõna otseses mõttes nii heas kui halvas. Et meie oleme ka koos olnud juba üle 20 aasta ja ilmselgelt elust tuleb erinevaid rõõme ja raskusi ette ja ka nagu väga raskeid hetki. Et ma tean, et ma saan täielikult loota teise inimese peale, et ta jääb minu kõrvale ja ma tõesti ei pea nagu kartma vahel ka olla nii-öelda vihane või vahel olla kuri. Et ma tean, et meie see lähedussuhe, armastussuhe on nii tugev, et ta kannab nagu selle kõik välja. Ja ka vastupidi, et ka mina pean olema siis, kes kannab tema raskused ja tunded välja. Et ei pea olema hirmu, et mida ma ütlen või et kuidas ma käituma pean või et see ei ole mingi õigustus, et teise peale ennast kogu aeg välja elada ja see ei ole päris see, mida ma silmas pean. Aga just, et me kanname üksteise koormaid tegelikult. Et see võib-olla värskelt suhtesse läinud inimesele ei kõla väga atraktiivselt selline jutt, et kõik see rõõm ja kergus ja kirg ju on alguses võib-olla nagu domineerivam, aga aja jooksul ma olen kuidagi eriti tähtsaks muutunud just see, et ma tean, et ta on alati mu kõrval, et ma tõesti nagu tean, et ta on minu tugi. Toomas, mehena, kuidas sa seda näed? Minu sellisteks märksõnadeks võib-olla siin on siis selline koos oldud aeg ja läbi kõik see, mis on läbi kogetud nii positiivselt kui ka ütleme siis need rasked hetked, mida Kaisa ka mainis, et see nagu on jah, selline põhiline ja siinkohal vist ongi kõik öeldud. Kõigis peredes ei ole niisuguseid lähedasi suhteid nagu teil. Et mida selline laps või mida selline noor inimene või ka täiskasvanud inimene, kes elab mingisuguses pere võrgustikus ikkagi, mida ta peaks tegema? No see oma elu näitel jällegi on ka neid erinevaid eluetappe, et kuna mul on ise kristlikust perest ja mul on lapsepõlv väga turvaliselt möödunud, siis seda võib-olla on raske nagu siin nüüd kuidagi analüüsida, et kui on teisiti läinud, aga võib-olla kui kas ülikooli ajal või elad teises linnas ja kaugemal, et kui ongi see nii-öelda pesast välja lendamise hetk, et kus muidu on vanematega nagu tugevamad suhted, aga siis on see, et sa oled seal kaugel ja siis sa pead nagu seal üksi hakkama saama ja siis siis on see nagu asendusvõimalus siis noortel ja täiskasvanud, ütleme siis see sõpruskond, kes kuulab mured ära ja võib siis sedapidi ta sealt nagu välja aidata. Et see on nagu üks moment just noorte ja täiskond, aga siin ongi see, et kas inimene suudab leida endale need head sõbrad, et tal tekib siuke usalduslik sõprussuhe, et siin on jällegi see, et kui palju inimene suudab ise nagu tekitada seda enda jaoks või siis mitte. Ja loomulikult on paraku päris piisavalt palju neid peresid, kus laps tuleb välja või noor inimene tuleb välja peaaegu olematu kiindumussuhtega
ilmselgelt see hakkab rolli mängima ka tema edaspidises elus, et see lähedus on jäänud tal puudulikuks. Tunnistan, et tulen ka ise sellisest perest tegelikult ja päris väikese lapsena ongi sinu võimalused selleks suhteliselt piiratud, sest sa ei saa olla väga väikese lapsena aktiivne sihuke muutuste looja, et sellest vastutavad su vanemad. Ja teatud siis vanuses teismeeas ilmselt muutub inimese enda roll juba palju suuremaks ja see, mis Toomas rääkis sõpruskonnast, muutub teismeeas ilmselgelt ja peabki muutuma oluliseks ja laps peabki hakkama liikuma oma vanematest natuke eemale, et see on täiesti normaalne arenguline protsess ja kui ta on sellest lähedusest ja kiindumusest ilma jäänud lapsena, siis on jah oht, et ta liigub seltskondades ja viisil, mis ei ole talle endale väga kasulik ja ei ole tervislik. Nüüd täiskasvanuna, kui aju on juba piisavalt ikkagi nii-öelda ära küpsenud kuskil 20-ndate keskpaigaks, väidetakse, et siis on nagu peaks olema aju täisküpsuse saavutanud. Et siis tegelikult on inimesel enda vastutus ka töötada läbi mingisugused teemad ja traumad oma lapsepõlvest. Kas teha seda siis terapeudi juures, mida mina pereterapeudina alati soovitan, et kui on ikka väga tugevad sellised kiindumussuhte traumad lapsepõlvest, et siis inimene jääbki tegelikult nagu natuke nagu lapseks, kes ootab seda kogu aeg ja siis ta ootab seda ka teistelt inimestelt ja siis ta pettub, sest ta on ise nagu väikene laps. Ja väikesed lapsed reeglina loovad suhteid ka teiste omasugustega ja siis tekib seal paari suhtes varem või hiljem erinevaid konflikte. Et positiivne on see, et me täiskasvanutele oleme täiesti õppimisvõimelised, muutumisvõimelised ja teraapiad ongi loodud selleks. Seal on väga palju võimalusi tegelikult sellega töötada, et mina töötan sellega igapäevaselt ja ma võin kinnitada, et muutused on täiesti võimalikud, et inimene on täiesti muutumisvõimeline, et terapeudi ja kristlike inimestel loomulikult lisaressursina Jumala abiga on võimalik mitte küll tagasi saada midagi, mis sul lapsepõlves ei puudu, aga sa saad minna elutervema ja küpsemana oma suhetesse ja siis sealt pakkuda seda juba oma lastele, et murda natukene seda mustrit. Mina olen oma tutvusringkonnas näinud ka seda, et kui ollakse pärit katkistest peredest või see lapsepõlv on olnud keerulisem ja kui isiksused on piisavalt tugevad ja tahe piisavalt suur, siis on tõesti suudetud see nagu oma pere loomisel siis tekitada see kompensatsioon, et me nüüd nagu ühesõnaga muudame seda päritolu pere mustrit ja tahame nagu, et meil oleks selline turvaline siis laste kasvatamiskeskkond ja pakkuda oma lastele seda. Kindlasti, jah. Ja ka sa juba nimetasid, et Jumal toob nagu mingi lisaressursi selle võib-olla teadliku enesega tegelemise, oma suhetega tegelemisel, et kristlikus perekonnas me tihti räägime, et seda iseloomustab võib-olla selline usu, lootuse ja armastuse vooruslikkus. Et kuidas need 3 voorust võiksid aidata inimesel siis kogeda või jagada sellist lähedust rohkem? No selles mõttes nagu sellise usulise teekonna mõttes inimesed, kui 2 usklikku nii-öelda abielluvad, saavad kokku ja abielluvad, siis nad juba on ilmselt paar sammu nagu eespool näiteks inimestest, kellel ei ole sellist suhet, et kui näiteks abielluvad kas usklik ja mitteusklik või siis mingist teisest usundist pärit inimene, et
et ka selliste paaridega ma olen päris palju kokku puutunud oma töös, et see on juba üks selline potentsiaalne pingeallikas seal peres juba eos, isegi kui nagu inimesed on ise väga toredad ja väga armastavad üksteist. Aga et aja jooksul see hakkab rolli mängima erinevates tegevustes, suhtumistes peres, et kas sina jääd täna koju ja mina lähen üksi kirikusse või kui meil lapsed sünnivad, kas me neid ristime, kuhu kooli me nad paneme, et millised külalised meil käivad, kas me käime kuskil kogukonnas kirikus või mitte üldse, kas me lapsi viime sinna, missuguseid raamatuid me loeme. Noh, see hõlmab nagu nii suurt osa elust, et kui üks on kogu aeg ühes paadis ja teine teises paadis, siis ja eriti kui lapsed sünnivad sinna seltskonda, et siis läheb, ma peaaegu võin garanteerida, et tekivad mingisugused konfliktiallikad. Et selline usulise teekonna jagamine on üks suur õnnistus ja ma nagu siiralt loodan, et selliseid nagu paare tekib järjest juurde ja ma näen, et tekivad, see on nagu hästi nagu tore. Ja selle nagu armastuse koha pealt mõnikord ma arvan, et päris paljudel inimestel, kes on elanud natukene pikemalt koos kui mõned aastad, tekib vahepeal tunne, et armastus on otsas, et armastust ei ole, et meie vahel enam ei ole midagi, et kus see armastus siis kadus, et ainult kodused kohustused ja töö ja lapsed ja meil ei ole enam seda tunnet, mis meil alguses oli. Et siis oma enda elus ja ka oma siis klientidele ma alati nagu kuidagi tuletan meelde seda, et see armastuse, see nägemus nii-öelda sellest, mis asi on armastus, et ka see on, mida võib oma peas nagu muuta, et vahel on meil väga nii-öelda sellised hollywoodlikud romantilised ettekujutused sellest, mis asi see, mida see tähendab. Et armastus on ju tegelikult ka tõotus ja tegu ja otsus, et see ei ole selline kõikehõlmav helge tunne, mis saabub, kui sa näed oma abikaasat alati. Et see on tegelikult ülilevinud selline arusaam väga paljudel inimestel, et meil peab olema kogu aeg helge ja hea ja see armastus tähendab kogu aeg positiivset ja niisugust õnnetunnet. Et nagu see armastuse varjundeid on nii palju, et ise nagu tutvuda sellega ja ka klientidele, peredele sellest rääkida, et enamasti kui me puhastame sellest kohustustest ja muredest, siis inimesed avastavad, et armastus on alles, et nad ei taha sellest mingil juhul loobuda, lihtsalt see on ära vahepeal kadunud. Ma mäletan, kui me Kaisaga olime kohtunud juba mõnda aega ja läksin Kaisa vanematele ka külla ja kui nad said teada, et ma olen kristlikust perekonnast, siis ütles selle peale, aga meie ei ole ju kristlased. Et kas ta nägi selles mingit teatavat ohufaktorit, et kas meil see suhe nagu õnnestub, et mind on ennast see nagu jäänud nagu peale seda mingil moel nagu painama ja siis ma viisin Kaisa vist ka meie suhte alguses kirikusse, tahtsin lihtsalt teada, et kuidas ta üldse suhestub kirikuga, et kuidas ta nagu tunneb ennast seal ja tegelikult kui meil algul oli armumine armastus suhte alguses, siis minu jaoks oli siis nii-öelda pärast seda ka see usk lootus, et kui ma ei võta nagu kristliku päritoluga perest nagu endale naist, et kas see kõik meil õnnestub hästi. Ja siinkohal tegelikult on see nii-öelda teekond, mida me oleme kõndinud nüüd üle 20 aasta, et see rännak, et me laulatasime kirikus,
mis andis nagu juba sellise esimese tugeva tunde ja ka see, et me oleme nagu ikkagi nagu püüdnud kogu aeg seda ühist, kuidas ma ütlengi siis, usuteekonda nagu teineteisele lähemale tuua. Et kui mina tundsin siin mõni aasta tagasi, hakkasin tundma, et on vaja mingit nagu kuidagi nagu siis Jumala lähemale jõuda ja kui Kaisa tundis ka seda sama, et see on nagu selle siis meie usulise teekonna selline nagu siis ühele joonele jõudmine siin praegu, et me oleme selle 3D koguduse leidnud, et mis on meid nagu õnnelikuks teinud kogu perega. Tänu Jumalale. Meie intervjuu hakkab lõpule jõudma. On uuritud ka terveid, tugevaid perekondi, mis lähevad põlvest põlve ja on leitud, et on mingisuguseid võib-olla ühiseid jooni. Ja samas, kui te mõtlete, on praegu lapsed veel siin teisme ja väikeses eas, aga mõtlete oma tulevikule võib-olla 25 aastat edasi. Et milliselt te kujutate oma perekonda ette, veerand sajandi pärast näiteks ja mida te tahaksite seal, et seal oleks ja kuidas selleni jõuda? Nii 25 aasta pärast mõtlen, on meil juba kõige vanem laps umbes sama nagu meie praegu. Kõik on juba kindlasti pesast lennanud, meie naudime pensionipõlve. Ma südamest loodan, et me praegu teeme midagi selleks, et 25 aasta pärast kõik 4 tütart koos meie väimeeste ja oma peredega ootavad igatsevalt neid hetki, kui nad saavad meile külla tulla. Et see on selline, et lapselapsed nagu igatsevad oma vanema vanaisa näha, et me oleme suutnud ka nendega luua sellise lähedase suhte, mida mulle tundub meil praegu oma 4 tütrega. Ma arvan, et meil on päris hästi läinud. Ma vähemalt loodan, et me oleme suutnud, me oleme nagu nii teinud oma parima ja kindlasti ka palju vigu, selles ma ei kahtlegi. Aga ma väga loodan, et nad on olnud Jumala poolt kogu selle aja väga hoitud ja et Jumal on juhtinud neid targemalt, kui võib-olla meie ise oskaksime sinna, kuhu nad on määratud nii-öelda minema. Et vahel vanemad arvavad, et nemad teevad paremini, aga see ei pruugi, eks ole, sugugi nii alati olla. Et üle kõige nagu ilmselt kõik vanemad nagu väga loodan, et hoolimata raskustest, mida nagu nii nad elus kogevad, on nad kuidagi nagu tänulikud ja rahul selles hetkes ja et nad alati teavad ja tunnevad, et nad saavad meie poole pöörduda, et nad usaldavad meid ja saavad loota meie peale. Ja rohkem kui midagi muud ma loodan ka seda, et see nii-öelda generatsiooni pidi ka see Jumala armastus nagu läheb edasi ka nende lastele ja sealt edasi nende lastele ja nii edasi. Kindlasti, Toomas. Minu kõige suurem soov on ka see, et need kristlikud pereväärtused ikkagi kanduksid põlvest põlve edasi ja et nii lapsed kui lapselapsed suudaksid pereväärtusi kõrgelt hinnata, et ma ise tunnen, et olles ise kristlikust perest pärit, et ma olen väga rahul sellega, et ma sain seda kristlikku põhimõtet järgida, aga samas mu vanemad nagu kuidas ma ütlengi, ei nõudnud seda üleliia, et ühesõnaga seal võib tekkida vastupidi, võib tõrge tekkida üldse nagu usu vastu,
ja me tegelikult püüame ise ka seda ikkagi oma peres nagu siis hoida seda balanssi, et me püüame olla siis nagu eeskuju, aga noh, ei tohiks nagu peale sundida. Ja Kaisa juba ütles, et meil ikkagi lapsed ja lapselapsed tahaksid ka edaspidi külla tulla ja koos olla, et ma loodan ka, et see on endiselt olemas ja et saaks kindlasti anda lastelastele, et lapselapsed saaksid tulla meile külla ja lapsed saaksid siis ka lastelastest nii-öelda puhata, et oleks nagu neil see võimalus nagu oma paarisuhet nagu ka laste kõrvalt arendada, et see on hästi oluline, mida võib-olla meil nii palju Kaisaga pole olnud, et see on nagu asi, mida siis võib-olla üritame omalt poolt natukene paremini teha. Aitäh teile, see on nii ilus pilt, mille te olete maalinud nii sellest, mis võiks olla, kui ka sellest, mis täna juba on. See teadlik elu nendes suhetes, mis on lähedased ja võivad veel lähemaks alati saada. Minu soov ja minu palve on, et see kõik teostuks. Ja et teie pere oleks tõesti põlvest põlve õnnistatud, nii nagu Jumala sõna seda ka tõotab. Ja nüüd kogukondades või kui sa vaatad seda videot üksi, siis tulevad küsimused ekraanile ja on võimalik mõelda nende asjade üle ja otsustada, kuidas sina just tahaksid siit elus edasi minna.